Minule langes loosina siis uurida, mõista lahti seletada kutseõppeasutuse seaduse teine peatükk. Kooli asutamine, alusdokumendid ja nimi. Paragrahvid 5, 6 ja 7. Siin on sellest ekraanitõmmis ja oma vestluskaalaseks seekord valisin ma Võrumaa Haridustehnoloogiakeskuse direktori Eveli Kuklase. Ta mainis, et uue kooli asutamisega tal endal kahjuks kokkupuuted puutuvad, kuid ta proovib aidata, millega saab. Kooli asutamine ehk siis algatus. Algatab kas valdkonna eest vastutav minister, haridusteadusminister riigikooli puhul või valla- või linnavolikogu siis munitsipaalkooli puhul. Koostatakse alusdokument, näiteks otsused või määrused. Kooli asutamise juures saab olla 2 võimalust. Praegu hetkel toimub aktiivne koolide liitmine, mida võime ka pidada siis näiteks kooli algatuseks või siis täiesti uue kooli loomine. Nullist pihta. Nullist pihta tuleks teha ka uuesti kõik konkursid uute töötajate komplekteerimiseks. Liites on sul juba kõik kolleegid olemas. Õppe läbiviimise õiguse taotlemise puhul esitab taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile koolipidaja ja taotluses esitab ta siis järgmised punktid. Kooli eesmärk õppekavad, õpetajate kvalifikatsioonid, õppekeskkonna kirjelduse, eelarve ja rahastuse. Peale seda kantakse õiguste saamiseks kool EHIS-esse ja registreeritakse ka vastavalt siis kas riigi või KOV asutuste registris. Igal koolil peab olema põhimäärus ja arengukava. Mõlemad dokumendid kinnitab kooli pidaja või siis tema poolt volitatud isik. Riigikooli põhimääruse kehtestab minister määrusega, arengukavad koostatakse vähemalt 3 aastaks ning see määrab kooli arengu põhisuunad ning nende rakendamise meetmed lähtudes riiklikest strateegiatest. Kooli direktor peab tagama arengukava avalikustamise kooli veebilehel. Kutsekoolide puhul hoitakse põhi- ja arengukavasid standardsetena. Uued kutsekoolide arengukavad peaksid tulema aastal 2026. Siin on näide kooli põhimääruse struktuurist, kus on siis üldsätted, õppe- ja kasvatustegevus, õpilaste õigused ja kohustused, töötajate õigused ja kohustused, juhtimine ja struktuur, majandustegevus, rahastamine, järelevalve ja aruandlus, põhimääruse muutmine ja kehtestamine. Siin on näide ka arengukava struktuurist, kus on siis sissejuhatus, kooli hetkeseis, arengusuunad, eesmärgid, tegevused, tulemusnäitajad ja hindamine, täitmise ajakava ja vastutajad, arengukava avalikustamine ja uuendamine. Tulemusnäitajate puhul on see, et arengukava juurde käib alati kvaliteedi hindamine ehk sisehindamine, millega hinnatakse kogu kooli. Need andmed edastatakse Eesti Hariduse Kvaliteedi Arenguagentuurile ehk HAKale. Omapärane selle kogu asja juures on see, et neid uuringuid tehakse läbi 3 aasta. Ehk siis te ei jõuta ära teha 100 aktas, et kogu selle perioodi pikkus võib olla, et mõni kool varem, mõni kool hiljem 3 aasta jooksul. Aga arengukavad tulevad kõik välja üheaegselt. Arengukava üheks lahutamatuks osaks on ka tegevuskava. Kooli nime juures olen toonud teile välja siia ekraanile ühe Tartu kooli loo, aga räägiksin ise siis hoopis teisest. Räägiksin Võru koolist. Et lugu oleks siis meil järgmine, et on vilistlasi, kes mõtlevad veel heldinult tagasi Väimela näidissovhoostehnikumile, Võru tööstustehnikumile, Võru täiskasvanute gümnaasiumile või siis Võrumaa kutsehariduskeskusele. Ehk siis nagu minusugused, kes lõpetasid omal ajal Võrumaa kutsehariduskeskuse. Iga nimi täidab selles oma ajajärku. Loomist, kasvamist, liitmist või edasiminekut. Suvel 2023 tegi kooli nõukogu ettepaneku kooli pidajale põhimääruse muutmiseks. Ja 1. septembril 2023 astuti samm edasi. 24 aasta eest 2 kutsekooli liitumisel tekkinud Võrumaa kutsehariduskeskuse nimi jäi koolile kitsaks. Esiteks, 3 aastat tagasi liitusid kooliga täiskasvanud üldharidusõppurid.
Kui varem õpiti Võru täiskasvanute gümnaasiumis, siis alates 2020 aastast on nad kuulunud Võrumaa Kutsehariduskeskuse kooliperre. Üldharidusõppijad moodustavad kooli õpilaskonnast tubli veerandi. Teiseks juba rohkem kui 10 aastat tegutseb kooli juures puidutöötlemise mööblitootmise kompetentsikeskus Center, kelle eesmärk on toetada teadmiste tehnoloogiatega valdkonna ettevõtlust. Center kannab kaalukat rolli regionaalse ettevõtluse arengu toetamisel. Nende töö kooli hõlmas pole kuidagi kõrvaltegevus, vaid kandev suund kooli missiooni elluviimisel. Ning viimaks, kutse üldhariduse õppijate kõrval pakub kool igal aastal enam kui 500 inimesele ka võimalust ennast täiendada koolitustel ja tehakse koostööd üldharidus, kutse ja kõrgkoolidega. Et kõik tegevused oleksid kooli nimest mõistetavad, on nüüd asutuse nimeks Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus. Selle nime kõrval on kasutusel ka lühinimi Evers. Nime valikul osales komisjon maja seest ja oli ka maja väljast. Kui te tahate rohkem teada Eversist, mida see tähendab, küsige Renate käest. Mina teid tänan, jõudu jaksu!